Rüütlid ei olnud lihtsad sõjamehed. Nad kuulusid eraldiseisusesse, millel oli oma au, reeglid ja elustiil. Rüütel pidi olema mitte ainult tugev ja osav ratsanik, vaid ka viisakas, õiglane ja ustav. Rüütliks saamine oli pikk protsess. Noor poiss alustas paagina, õppis kombeid ja teenindamist, seejärel sai ta relvakandjaks ning alles täisealisena võidi ta rüütliks lüüa. Rüütlid moodustasid omamoodi vennaskonna. Nad tundsid uhkust oma päritolu, vapruse ja oskuste üle. Rüütli kultuur kujunes 12. kuni 13. sajandil väga mõjukaks ja mõjutas kogu Euroopa mõtteviisi. Rüütliks löömine oli pidulik tseremoonia, kus noor mees andis tõotuse elada ausalt ja kaitsta nõrgemaid. Rüütli relvad ei olnud ainult sõjariistad. Need olid ka tema staatuse sümbolid. Mõõk tähendas au ja õiglust. Kilp kandis rüütli vappi, mis näitas tema suguvõsa ja identiteeti. Piik oli turniiridel kõige tähtsam relv. Rüütli välimus oli samuti osa kultuurist. Raudrüü oli kallis ja hoolikalt valmistatud. Selle peale kanti värvilist mantlit, mis näitas rüütli värve ja aitas teda lahingus ära tunda. Kiivri peale kinnitati kaunistusi, mis näitasid rüütli uhkust ja päritolu. Rüütli hobune oli tema kõige kallim vara. See oli spetsiaalselt treenitud ja tugev loom, ilma milleta rüütel ei saanud oma oskusi näidata. Rüütli rüü ja hobune olid nii kallid, et ainult jõukad perekonnad said seda endale lubada. Rüütli kultuur ei seisnenud ainult võitlemises. Rüütlilt oodati head käitumist, viisakust ja õilsust. Ta pidi olema aus, ustav oma isandale ja kaitsma neid, kes iseend kaitsta ei suutnud. Rüütlid õppisid juba noorena, kuidas käituda pidusöökidel, kuidas austada daame ja kuidas lahendada konflikte ilma liigse vägivallata. Rüütli ideaal oli olla tugev, kuid samal ajal õiglane ja kaastundlik. Kuigi tegelikkus ei olnud alati nii ilus, kujundasid need ideaalid keskaja kultuuri ja kirjandust. Rüütlite käitumisreegleid nimetati rüütli koodeksiks, kuigi ühtset ametlikku koodi ei olnud. Pigem oli see ühine arusaam õigest käitumisest. Rüütli kultuuris oli armastusel eriline koht. Trubaduurid ja minnesingerid laulsid rüütlite ja daamide vahelisest õukondlikust armastusest. See ei olnud tavaline armastus. Sageli oli daam abielus ja rüütel pidi teda austama kaugelt, ilma abielu rikkumata. Rüütel pidi oma armastatud teenima heade tegude, vapruse ja viisakusega. See oli pigem ideaal kui päriselu, kuid see mõjutas tugevalt keskaja mõtteviisi. Armastus oli rüütli jaoks inspiratsioon. See andis talle jõudu turniiridel ja lahingutes. Trubaduurid olid rändlaulikud, kes levitasid rüütli kultuuri ideid kogu Euroopas. Kuningas Arturi lood olid keskaja inimestele väga tähtsad. Need jutustasid vapratest rüütlitest, kes istusid ümarlaua ümber, kus kõik olid võrdsed. See oli rüütli kultuuri ideaal. Vaprus, ausus, sõprus ja õiglus. Lancelot, Gawain ja teised rüütlid olid eeskujuks noortele aadlimeestele. Nende seiklused, eriti Püha Graali otsing, näitasid, et rüütel pidi otsima mitte ainult võitu, vaid ka vaimset täiuslikkust. Kuigi need lood olid osaliselt välja mõeldud, mõjutasid need tugevalt rüütlite käitumist ja identiteeti. Ümarlaua mõte, kõik on võrdsed, oli keskajal väga eriline ja uuenduslik. Turniirid olid rüütlite jaoks nii treening kui ka pidu. Seal said nad näidata oma oskusi, vaprust ja elegantsi. Turniirid algasid piduliku rongkäiguga, kus rüütlid näitasid oma värve ja vappe. Kõige kuulsam oli piigivõitlus, kus 2 rüütlit ratsutasid suurel kiirusel teineteise poole. See nõudis täpsust, jõudu ja julgust. Turniiridel oli palju muusikat, pidusid ja pealtvaatajaid. Turniirid olid ka koht, kus rüütel võis teenida au ja kuulsust ning mõnikord ka oma väljavalitu tähelepanu. Turniirid olid ohtlikud,
Mõni rüütel sai tõsiselt vigastada või kaotas isegi elu. Kuigi rüütlid kaotasid hiljem sõjalise tähtsuse, jäi nende kultuur Euroopasse püsima. Rüütlite lood, laulud ja legendid mõjutasid kirjandust, kunsti ja isegi tänapäeva filme. Rüütli kultuur õpetas väärtusi nagu ausus, vaprus ja õiglus. Need mõtted elavad edasi ka tänapäeval. Näiteks superkangelaste lugudes, kus kangelane peab kaitsma nõrgemaid ja tegema õigeid valikuid. Rüütlid on jäänud sümboliks, mis ühendab jõu ja õilsuse. Eestis tegutses keskajal samuti rüütelkond, mis kuulus Liivimaa ordu ja kohaliku aadli hulka.